Tere hommikust! Minu nimi on Jaane Langemets ja nagu Karin juba ütles, töötan Päevakeskus Käo täiskasvanute keskuses hetkel juhatajana. Aga miks ma siin täna olen? Et ma olen töötanud Päevakeskuses Käo juba 9 aastat ja olen teinud tõepoolest selles asutuses peaaegu kõike. Et olen alustanud seal kasvatajana, siis olen töötanud rehabilitatsioonimeeskonna liikmena ja nüüd siis olen täiskasvanute keskuse juhataja juba 2 aastat. Et miks pärast ma tahaksin just sellest Päevakeskus Käost rääkida, et Päevakeskus Käo, kui te veel ei tea, tegeleb sügava raske vaimupuudega ning liitpuudega laste ja täiskasvanutega. Et meil on Päevakeskus, meil on seal erinevad teenused, rehabilitatsioon, igapäevaelu toetamise teenus, intervallhoiu teenus. Lisaks on nii lastekeskuses kui täiskasvanute keskuses on ka koostöö hariduse poolega, et lastekeskuses on võimalik lastel saada koostöös Tallinna esimese internaatkooliga põhihariduse ja täiskasvanute keskuses on siis tänasel päeval võimalik saada meie täiskasvanud noortel koostöös Tallinna Kopli ametikooliga saada siis kutseõpet. Siis võib-olla alustamegi. See oligi selline lühike sissejuhatus. Võib-olla enda kohta veel nii palju, et mina ise olen ikkagi sotsiaalvaldkonna esindaja, kes on siis lõpetanud Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö magistratuuri ja peale selle olen siis päris palju just eripedagoogika valdkonnas väga palju koolitusi saanud, kaasa arvatud siis Jyväskylä ülikoolis 320 tundi eripedagoogikat täiendõppena ja ka käinud tegevusterapeudi assistendi koolitusel ja lisaks veel väga palju erinevaid väikesi koolitusi. Et võib-olla täna just võib-olla pean kõige tugevamaks selliseks kogemuseks või teadmiseks just oma praktilist töökogemust, mille pärast ma julgen siin täna seista ja teile sellest valdkonnast nagu rääkida. Plaanis on näidata vahepeal ka erinevaid pilte ja videosid, et teil väga igav ei hakkaks, sest et ma siin niimoodi lihtsalt ainult ei räägiks ise, tahaks ka visuaalselt näidata, et kuidas meil see töö seal keskuses käib. Niisiis, sobrasin eile õhtul internetis veel ja vaatasin, mida üleüldse internet räägib vaimupuudega inimestest, üldse erivajadustega inimestest ja otsisin erinevaid erialaliitusid ja erinevaid kodulehti, mis üleüldse puudutavad seda valdkonda. Mõnes mõttes on väga hea, kui on mul selline võimalus teistele inimestele sellest tööst rääkida. See paneb ennast sundima nagu tõepoolest ka ringi vaatama ja otsima seda materjali, et kuidas üleüldse seda valdkonda teistele inimestele või üleüldse inimestele näidatakse või siis edasi antakse, kes nagu üldse sellega kokku ei puutu. Et leidsin vaimupuudega lastevanemate ühingu kodulehe, kus oli siis sellised toredad mõtted selle kohta, et miks pärast üleüldse sünnivad vaimupuudega lapsed. Et tõepoolest võib-olla ongi see väga ilus mõte see, et need sünnivad just niisugustesse perekondadesse, kus lapsevanemad neid armastavad ja nendega toime oskavad tulla. Et tegelikult üleüldse sellest valdkonnast rääkides siis kõige tähtsamad on ju need lapsevanemad, kes nendega igapäevaselt koos on. Ja siis tulevad kõik spetsialistid ja muud inimesed sinna juurde. Ja need lapsed selles mõttes on ka tähtsad, et nad õpetavad tõepoolest ühiskonda, et me ise oleksime sallivamad ja meie väärtushinnangud oleksid tasakaalus ja oleksid väga selged, kuidas me üleüldse oma kõrval inimestesse suhtume. Et need on ilusad mõtted, et miks ma nendest lapsevanematest tahtsin alguses rääkida, on see, et kui me räägime üleüldse vaimupuudega või siis erivajadustega inimeste asutustest, mis on Eestis loodud, siis väga paljud neist on saanud alguse just lapsevanemate vajadustest ja algatusest. Et natukene sellest ajaloolisest taustast rääkides, te ju teate, et enne 90-ndaid, et mis toimus üleüldse vaimupuudega inimestega või üldse erivajadustega inimestega. Et kui ma räägin praegu näiteks raskest ja sügavast puudest, siis
niisugused inimesed olid üleüldse tähelepanuta, mitte keegi nendega ei tegelenud ja me keegi ei teadnudki, et nad üldse olemas on. Ja kui rääkides, tuues näiteks Päevakeskuse Käo, siis 1996. aastal oligi Käokeskus üks esimesi, kes hakkas just sügavale, raskele ja vaimupuudega lastele teenuseid osutama. Ja kuidas see alguses siis üleüldse toimus? See toimuski nii, et head inimesed tulid kokku, leidsid ruumi ja just lapsevanemate algatusel, kuna lapsevanemad vajasid kohta, kus nende lastel oleks käia ja kus oleks neil turvaline, et nad midagi ka õpiksid seal. Ja siis tõepoolest tulid lihtsalt head inimesed kokku, kes õpetasid neile erinevaid tegevusi. Väga palju me pöördusime erinevate kõrvalnaabrite nagu Rootsi ja Soome poole, kelle oskusi ja abi selles suunas nagu küsiti ja kes ka väga lahkelt seda pakkusid Eestile tollel ajal. Ja kui te teate ka, siis sotsiaaltööd hakati õpetama 90ndate alguses üleüldse. Et ei olnudki sellist kvalifitseeritud personali ja inimesi, kes üleüldse oskaksid selles valdkonnas kuidagi seda tööd teha. Siis tuligi lihtsalt mingist otsast algusest peale hakata. Ja seda on väga huvitav, seda on väga oluline teada meie jaoks ka, et kust me tuleme ja kus me praegu oleme ja kuhu me edasi liigume. Et kõik asjad, mis meiega praegu toimuvad, on ju tegelikult väga suures seoses sellega, milline oli meie minevik. Ja me ei saa seda nagu kuidagi nagu ka varjata. Et ja omal ajal oligi nii, et head inimesed tulid kokku ja hakkasid lihtsalt tegutsema. Püüti erinevaid meetodeid õppida, lugeda nii palju kui võimalik, kutsuda külalisi, kes õpetaksid. Et üleüldse, kuidas nende eriliste lastega toime tulla. Ja kui rääkida nüüd, et mis on vaimupuue üleüldse, et sellel on nii palju erinevaid määratlusi ja öeldakse ka, et väga keeruline on diagnoosida seda üldse ja väga tihti aetakse vaimupuuet ka segamini vaimuhaigusega, mis on kaks täiesti ise asja. Et isegi praegusel ajal meie keskuses, kus on juba meie noored kliendid või lapsed, kes on juba päris palju aastaid olnud, ikkagi veel lipsab kellegi suust välja, et nad on ju haiged või et tehke midagi, et siis võib-olla siis kas nad paranevad või mingi ime juhtub või midagi niisugust. Et põhiline ongi oluline teada seda, et vaimupuue on eluaegne seisund, et see selles mõttes nagu ei muutu. Et mis neist nagu, et kas me paneme tõesti käed peale ja siis muutub midagi selles mõttes, et nad saavad terveks või et ratastoolis olijad hakkavad liikuma või midagi niisugust. Et seda mitte, aga üks väärarusaamadisid on ka see, et rääkides võib-olla jällegi nagu ajaloost, et kui mina omal ajal õppisin sotsiaaltööd ja ma mäletan sellist jutuajamist enda kursusekaaslastega, siis ma mäletan, et ma rääkisin, et mina ei hakka kunagi töötama puudega inimestega, kuna minu jaoks on see liiga raske ja võib-olla ka natuke mõttetu töö, sest niikuinii midagi nendega ei muutu. Ja pean tunnistama, et need järgnevad 9 või 10 aastat, isegi võib-olla natuke rohkem, olen ma pidanud oma sõnu sööma. Sellepärast, et kõik need aastad ma olen näinud, et tegelikult muutub nendega midagi. Et see ei ole nagu ka täiesti muutumatu seisund, et neid on võimalik õpetada, arendada ja väga paljud asjad on võimalikud, aga lihtsalt need inimestel on need eelarvamused väga kerged tulema. Ja pärast, kui tuleb rohkem infot, siis nad peavad oma sõnu sööma. Just, et see ei ole siis haigus ja enamasti ilmneb see siis enne 18. eluaastat. Vaimupuudel on hästi erinevaid põhjuseid, et laias laastus võibki võib-olla 3 jaotada, et sünnieelsed, sünniaegsed ja sünnijärgsed kahjustused. Et kui ma räägin nagu päriselust ja meie keskusest, siis see seltskond on tõesti, need põhjused on tõesti väga laiad ja väga erinevad, et me ei saa mitte kunagi ütelda seda, et et võt see on nüüd vaimupuudega inimene, et kõik on selge, et nad on kõik ühesugune grupp ja seda ei saa niimoodi võtta, sest kõigil on hästi erinevad põhjused. Meil on näiteks fenüülketonuuria,
aias laastus näiteks valgutalumatus või selline pärilik haigus. Sellest tulenevalt on näiteks ajukahjustusega inimesi, traumajärgseid on hästi erinevaid põhjuseid, miks pärast inimesel võib olla nagu vaimupuue, näiteks pärilikud, siis on veel kromosoomi häirega inimesi, sünnitraumasid, väga erinevaid põhjuseid on. Aga põhiline on see, et meie kui spetsialistid, me teame neid põhjuseid, aga me sellest ei lähtu ja sellest kogu aeg ei mõtle, vaid me vaatame seda last või täiskasvanud just sellisena, nagu tema on. Et see on kõige tähtsam. Loomulikult spetsialistid on meil oluline teada, miks mingid asjad on ühe inimesega juhtunud ja kust nad tulevad. Aga et sellesse nagu kinni jääda, et sellest peab nagu üle saama. Et kindlasti näiteks, mis mulle väga, mis mind nagu häirib, et kui me näeme näiteks tänava peal, võib-olla kõige enam näeme just nagu Downi sündroomiga inimesi, siis keegi ütleb, et näe, Down kõnnib seal. Et selles mõttes see on üsna solvav. Selles mõttes, et kindlasti tema ei ole lihtsalt Down, kes kõnnib seal, vaid ka Downi sündroomiga inimesi on väga palju erinevaid ja ka nendel on väga erinevad võimed. Ja oluline ongi just seda inimest ennast nagu näha. Pigem mitte seda, mis tal on nagu puudu, vaid seda, mida ta nagu oskab ja jaksab ja võimeline tegema. Et põhiline on see, mida nagu vaimupuudega just seostatakse, ongi see intellektuaalsete võimete kahjustus. Et me peame arvestama, et kui me pakume erinevaid teenuseid või tegeleme erivajadusega inimesega, et mis on need osad, millele me peame rohkem keskenduma. Et nendele võivad olla keskendumisprobleemid, et mälu ei ole niivõrd hea, et abstraktsed mõtted ja seosed on nende jaoks keerulised, et nad ei oska ennast samamoodi reguleerida nagu kõik teised inimesed ja peame arvestama ka sellega, et nende kommunikatsioonioskused ei pruugi olla täpselt samasugused nagu meil. Kaasneb sellega ka erinevad tajuprobleemid, mehaaniline mälu, mõtlemine on väga konkreetne, ei ole abstraktne, ei soovi nad liikuda nii palju kui võib-olla tavalapsed. Nad ei ole võib-olla nii uudishimulikud, kui me tahaksime. Et see on hästi keeruline kõik selle jaoks, aga ma ei tahaks väga pikalt peatuda just nendel põhjustel ja nendel diagnoosist tulenevatel asjadel. Et nagu te teate, on olemas ka RHK 10, mis on siis rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon, kus on siis ka, mis puudutab erinevaid meditsiinilisi diagnoose, kus siis märgitakse erinevaid puudeid siis F-idega, mis on jaotatud erinevateks tasemeteks, kerge, mõõdukas, raske ja sügav, aga samas see ongi, nagu ma ütlesin, see informatsioon on kõik nagu olemas. Loomulikult, kui meie juurde jõuab erivajadusega klient, siis oluline on teada tema tausta, aga sellest me ei lähtu, et meil ei ole kogu aeg ees see diagnoos, et siis sellest me nagu liigume edasi. Seda on oluline teada, aga ma ütlen veel kord, et see ei ole nagu kõige tähtsam. Väga tihti vaimupuudega lastel ja täiskasvanutel kaasneb ka ühesõnaga teine puue, mida nimetatakse siis liitpuued, kui on kaks erinevat puued koos. Et kas on siis vaimupuue ja füüsiline puue, need on üsna tõenäoliselt, või on siis kõnepuue. Et sellega tuleb arvestada, kui on inimesel kaks erinevat puuet. See on nagu topelt keeruline välja mõelda erinevaid nutikaid viise, kuidas siis on võimalik üleüldse vaimupuudega inimese arendamine või õpetamine. Selleks on hästi vajalikud erinevad abivahendid ja just erinevate ametkondade ja erinevate inimeste koostöö. Nagu te teate, Eestis on meil olemas rehabilitatsioonisüsteem ja rehabilitatsioonisüsteemis käsitletakse rohkem just puude raskusastmeid, et nendel on seal
3 sellist määratlust: keskmine, raske ja sügav. Ja puude raskusastme määramine käib rohkem just selle kõrvalabi vajaduse määratlemise järgi. Et selline suund on, et me ei vaata neid diagnoose ja asju, me arvestame nendega, aga põhiline on see, et kui palju kõrvalabi vajab konkreetne inimene oma igapäevases toimingutes. Loomulikult toimubki siis tegevusvõime hindamine rehabilitatsioonimeeskonna poolt. Ja siinjuures tuleb siis väga kindlalt arvestada, et millises vanuses inimene on, kas ta on nagu siis laps, kas ta on täiskasvanu või ta on eakas, sest kõigil on erinevad vajadused ja erinev tase selles teatud vanuses, mis on oodatav ja eakohane. Siis vaadatakse loomulikult puuet, tervislikku seisundit ja seatakse konkreetselt eesmärke. Hästi oluline on see, et just klient ise seab endale eesmärgid. See on väga oluline, et just see tegevusvõime hindamine käib just selles keskkonnas, kus klient ise just parasjagu tuleb ja mis on tema jaoks loomulik. Et selles mõttes kõik tulemused ja kõik see hindamine võib täiesti hoopis teistsugusena välja kukkuda, kui tuua inimene oma tavakeskkonnast välja ja hakata siis nüüd teda testima või uurima, et mida ta oskab ja mida ta ei oska. Et see on hästi pikaajaline ja aeganõudev protsess. Väga oluline on siis jälgida, kuidas inimene saab hakkama just nende igapäevaelu oskustega, just see enese eest hoolitsemine, kuidas ta saab hakkama just riietumise, söömise, enesehügieeniga. Need on kõik väga tähtsad valdkonnad ja just tähtsad just meie sellist klientuuri arvestades. Et põhiline ongi ju see eesmärk, et nad võimalikult iseseisvalt toime tuleksid. See on see põhiline asi, mille nimel me üldse töötame. Et tõepoolest, kui me lapsepõlvest alates võimalikult vara juba saavad nad kõrvalabi, need lapsed, kellel on siis erivajadus ja õpetatakse neid võimalikult iseseisvalt näiteks riietuma või ise oma suud pühkima või pükse üles tõmbama või enesega toime tulema, siis hilisemas elus on ikkagi oluliselt lihtsam nendega toime tulla. Meil on päevakeskuses ka olemas lastekeskus ja täiskasvanute keskus. Et alguses, kui nad tulevad meile eri lasteaedadest või kodudest, lastekeskuses umbes 6-7 aastasena, siis jäävad nad meie keskusesse umbes 18 eluaastani. Et mis siis saab nendega edasi nagu, et kõiki selle aja jooksul nagu toimubki nende õpetamine ja arendamine just selle eesmärgiga, et nad edaspidi iseseisvas elus toime tuleksid. Et see on väga oluline. Isegi praegu just täiskasvanute keskuses töötades ma näen väga suurt vahet selles, kui näiteks lastekeskusest tulevad meil lapsed edasi täiskasvanute keskusesse või kui tulevad näiteks noored, kes on olnud võib-olla 20 aastat kuskil kodus, korteris, et väga erinev seltskond on ja need võimed on väga erinevad. Et tegelikult ma ju näen oma igapäevases töös, et kui 10 aastat järjest õpetada, et võta ise paber ja pühi suu puhtaks, siis sellel on tegelikult täiesti tulemus olemas. Aga siin tuleb meeles pidada just seda, et selles valdkonnas töötades on ka ootamine on töö. Et peab hästi palju kannatust olema ja aega olema selle jaoks. Aga tegelikult on kõik võimalik. Tegevustervikutest rääkides siis ühe asjana ma siis mainisin ära enese eest hoolitsemine. See on selline põhiline asi just selle iseseisvusega seotud. Järgmine asi on töö, kus on siis kaasa arvatud ka õppimine. See peab olema ka võimaldatud kõikidele erivajadustega lastele ja noortele ja täiskasvanutele. Ja veel on oluline osa on see vaba aja sisustamine. Kuidas inimene seda oskab teha, kas ta oskab ise leida endale ülesandeid ja tegevusi, kas ta oskab olla teistega koos, kas ta oskab käituda avalikkuses, teiste hulgas, kuidas ta kohaneb, kuidas ta orienteerub. Ja selleks kõigeks on hästi vajalikud tegevuseeldused, sensomotoorsed eeldused,
kuidas on tema tundlikkus, kuidas ta meeled töötavad, kas ta näeb, kas ta kuuleb, kuidas ta tajub ennast ja teisi, kuidas ta motoorika töötab, kas ta suudab ise liikuda või ei suuda ise liikuda, kuidas tal käed töötavad, et need kõik on hästi olulised asjad. Kognitiivsed tegevuse eeldused, kuidas ta mõistab ennast ümbritsevat, kas ta teeb seoseid, kas ta suudab teha järeldusi, kas tal on sisekõne, kas ta väga palju mõtlemisega seotud asju ja psühhosotsiaalsed tegevuse eeldused, just see käitumine, teiste hulgas olemine ja selles mõttes on ka väga oluline just see keskkond, millest ma ka ennem rääkisin, et keskkond on väga suur mõjutegur ja keskkonna loovad väga tihti ka just meie lapsevanemad ja need keskused ja koolid ja need asutused, kus meie erivajadusega noored on. Et nagu te ilmselgelt kujutate ette, kui me räägime liitpuudega inimestest, siis loomulikult on keskkonnal väga suur tähtsus. Mõtleme näiteks sellele, et ligipääsetavus peab olema igale poole. See ju võimaldab iseseisvuse, et rääkimata kaldteedest, liftidest, erinevatest abivahenditest, sotsiaalne keskkond, kellega me koos seal oleme, kas me oleme üksi või teiste hulgas, kas me teeme grupitegevusi või meil on individuaalsed tegevused, kes meid juhendavad, millised on need eesmärgid ja kultuuriline keskkond on ka väga erinev, kuidas erineva kultuuritaustaga inimestega tegutseda ja kuidas neid kõiki asju arvesse võtta. Et näiteks mul oli mõned aastad tagasi võimalus käia Gruusias ja Aserbaidžaanis erinevates samalaadsetes keskustes, kus ma ise töötan. Ja see oli tõesti hästi huvitav, sest ma võin ütelda, et praegu nemad on täpselt samas seisus, kus meie olime täpselt aastal 1990. Et nad on küll selles mõttes edasi läinud, et nad on saanud endale uhked majad ja võib-olla ka just sellise füüsilise ümbruse, aga nad ei ole ikkagi väärtustanud või tähtsustanud või esikohale toonud just seda erivajadusega inimest, kelle nimel ja kelle pärast ju tegelikult töötatakse. Ja päris kurb oli vaadata seda, et oli üks selline korter, kus oli lihtsalt hea onu klaveriga ja kõik need lapsed olid seal ruumis ja siis kogu see töö seal niimoodi toimuski ja siis see tekitas tõepoolest minu jaoks ka paralleeli, et kus kohast me ise nagu oleme tulnud, et väärtustada seda ja võib-olla ka hinnata seda, et mis meil juba nagu olemas on. Aga just sellest kultuurilisest taustast rääkides, et Eestis on ju kaks päris suurt gruppi. On eestikeelne ja venekeelne elanikkond. Ja kui ma räägin praegult ikkagi üsna Tallinna keskselt, siis Tallinnas on juba ka päris suur seltskond, kes on venekeelsed ja ma pean seda oma igapäevatöös väga palju arvestama. Ka meie keskuses on olemas vene keelt rääkivaid kliente ja lapsi. Et kogu see temperament ja see suhtumine ja need ootused on hoopis erinevad ja sellega tuleb arvestada. Et seda ei saa niimoodi, et näiteks ma mõtlen, see hästi oluline on just see individuaalne lähenemine ühele konkreetsele kliendile, et ei saa väga üheselt võtta, et ahah, siin on meil selline erivajadusega noor ja siis kõigile sobivad ühesugused meetodid, ühesugused ülesanded ja ühesugused reeglid. Et tuleb väga jälgida seda ka, et kust on inimene pärit ja millised on tema enda traditsioonid ja uskumused. Pikemalt just ma soovin rääkida just nendest vajadustest ja just nendest teemadest, mis on just meie, mida on võimalik teha just erivajadustega või vaimupuudega laste ja täiskasvanutega. Et nagu ma enne mainisin ka, on väga suur tähtsus on just meil kommunikatsioonil. See on üks meie põhiõigus, et me saaksime ennast väljendada ja suhelda ja ennast välja elada või ütelda seda, mida me soovime, mida me tahame. Meie ise peame seda loomulikuks. Aga näiteks, kui ma räägin vaimupuudega lastest või
täiskasvanutest, siis ma võin ütelda tõesti, et meie keskuses enamusel ei ole kõnet. Aga samas see ei tähenda seda, et nad ei suuda ennast väljendada või nad ei saa öelda, mida nad tahavad või mida nad soovivad. Aga see sõltubki väga meist, kuidas me leiame nendele need meetodid ja selle viisi, et nad saaksid ennast üleüldse väljendada. Siin juures tulebki appi meil alternatiivkommunikatsioon. Praegu ma võime küll täie julgusega ütelda, et päevakeskus ka on selles suhtes nagu üsna esirinnas ja me tahame ka väga palju ise uurida ja edasi minna just innovaatiliste meetodite ja võimalusi kasutades, et võimaldada meie noortel tõepoolest see eneseväljendus ja kommunikatsioon. Selleks kasutame siis tehnilisi alternatiivkommunikatsiooni vahendeid. On olemas lihtsustatud viiped, loomulikult alati saadame seda kõnega, on olemas tehnilised vahendid, on olemas erinevad kommunikatsiooniraamatud, on olemas tegevustahvlid, seal on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas ennast väljendada. Ja vahepeal nüüd selle jutu vahepeale ma tahaksin näidata teile ühte videot meie keskusest, mis ma sellel nädalal tegin ühest konkreetsest rühmast, kes on meie keskuses just kutseõpperühm. Ja kuidas nende rühmas nagu toimub üleüldse see kommunikatsioon ja koostöö ja kõik, et võib-olla te vaatate selle video ära ja siis ma natuke võib-olla veel siis kommenteeriksin seda, et kõik need videod on tehtud üsna samadest noortest, kes on nendes videodes, sellepärast on seda oluline öelda, et ma ei saa kahjuks käia videokaameraga endal keskuses ringi ja filmida kõiki, sest et selleks on vaja ikkagi kirjalikku luba lapsevanematelt, et me võiksime seda teha ja siin, et ma võiksin neid näidata. Et nende laste puhul on see luba nagu olemas. Hommikuring. Paneme küünla põlema ja hästi. Anna läbi. Aitäh. Laulame. Põle, põle küünlake, näita meile valgust, uue päeva algust. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust, Eva. Tere. Kristi. Tere hommikust. Tere hommikust. Korras kõik. Eva, uuesti. Aivar. Tervist. Tere. Hommik käes. Maria, räägime hommikust. Üks kinni. Kuulge, minul on nii palav. Kas teil on palav? Miks meil palav on? Miks on palav? Jaa, sest tundub, et ilm on ilus, me räägime nii või? Väike paistab. Soe. Otsime selle väikse siit üles ka. Nii. Kas päike on kohe päris väljas? Või on mõned pilved ka? Natuke pilviga. On nii pilvi kui päikest, jah? Paneme välja. Aga päikest on rohkem. Kaadal, jaa. Kas meil midagi sajab ka? Ei saja, ei vihma ega lund. Mis selle lumega on juhtunud vahel? Ära sulanud, jah? Lumi ära sulanud. Mõnes kohas veel on natukene. Nii et ma arvan, et me ei pane välja, jah? Nii. Mis te temperatuuridest oskate rääkida? Mis te arvate? Soe või külm? Kas plusskraadid või miinuskraadid? Soe, mis see soe siis on? Milline see soe välja näeb meil? Punane.
ja kas pluss või miinus? Pluss, jah. Hommikul ma nägin, et oli 2 kraadi sooja. Nüüd võib-olla juba rohkem. Paneme välja. Ei valgu. Mina nüüd ei näe ja ei mäleta ka. Kas nüüd tuult oli hommikul või praegu? Kas meie ilmapuu ka on, Aimar, sa näed? Õue. Seisab. Mis me siis võime öelda, et on tuulevaikne või? Ei olegi tuult. Väga tore. Päike, natuke pilvi, natuke sooja. Kas meil on aastaaeg talv? Ei ole. Talv on saanud läbi, jah? Kevad käes. Kevad. Ja on tõesti juba sooja. Kas linnulaulu kuulete? Jaa. Ja Eeva, sina rääkisid, et lilled sul aias õitsevad, aga veel kätte ei saa. On mõni lumehang on veel ees või? Mis märg on seal? Porine ja must, jah, et ei saa kätte. Aga märtsikellukesed õitsevad. Kaugel see kevad meil siis on? Näen siit, et märts on saanud läbi. Mis kuu meil nüüd on? Hästi, aprill. Selline. Ootame siin kevad. See oli selline tore video. Kui te panite tähele, siis kasutati alternatiivkommunikatsiooni päris palju seal. Ja nad kasutasid lihtsustatud viipeid. Aprill on näiteks niimoodi. Ja kasutati väga palju just pildikirja, fotod või siis PCS pilte. Et on olemas selline programm, Boardmakeri programm, mis võimaldab siis lausa 11 000 erinevat pilti, läbi mille siis on võimalik tõepoolest ennast väljendada, rääkida sellest, mis tuleb. Aga konkreetses videos oli tõesti igal hommikul toimub siis keskuses selline igas rühmas hommikuring, kus nad siis räägivad sellest, mis nende ümber toimub, milline on ilm, mis päev on, just see ajas ja hetkes orienteerumine. Ja siis edasi läks seal, kes on kohal, mis plaanid tulevad, mida nad päeva jooksul tegema hakkavad, ja siis nad panevad endale sinna päevaplaani ja siis tulevad juba päevased tegevused. Et see annab nagu sellise sümboolse alguse või sellise struktuuri sellele päevale, et niisugune hommikuring on alguses. Ja seda nad nimetavad ka väga tihti kommunikatsiooniringiks, et mis on tõepoolest on kõigil võimalik ennast väljendada, et mida nad siis tahavad. Näiteks ühte videot tahaksin veel näidata. Mis uudis on, Eeva? Sul on uus bluus? Jah. Kas sulle meeldib? Jah. On mugav? Jah. Poe. Poest ostetud? Jah. Emme. Ema ostis? Jah. Tore. Jah. Sa tahad veel midagi rääkida? Jah. Ma räägin. Helenist? Jah. Mis sa Helenist tahad rääkida? Sõber? Jah. Oleme sõbrad? Tore. Ja Ingrid? Sõber. Ja Natalja? Ja mina ka. Eeva, kas sul hea töö täna? Jah. Tore. Mina ka meeldin sulle. Jaa. Kristi, sul on? Kõik on sõbrad. Ja Maria on sõber. Kõik sõbrad kokku tulnud, ma saan aru. Jah. Miks ma tahtsin seda videot näidata, on see, et see on selline lihtne videokene, aga iga hommikuringi lõpus on kõigil võimalik rääkida uudiseid, mis nad kodus tegid, kuidas nad ennast tunnevad. Eeva tahab alati sõna võtta. Ta tahab rääkida sellest, kas tal on uue bluuse saanud või tal on kõik sõbrad. Tal ei olegi vahest midagi uut öelda, aga tema jaoks on nii oluline see, et ta saab sõna ja temal on võimalus ennast väljendada täpselt nii, nagu temal on seda vaja. Isegi kui ta tahab lihtsalt ütelda, et tal on hea meel sellel päeval seal koha peal olla. Et selleks võimaluse andmine ja see on
väga-väga oluline nende jaoks. Sest meil kõigil on ju see võimalus ja õigus, kui me tahame, võime ette astuda, öelda, kuidas me tunneme või mis meid huvitab või kas me tahame siin hetkel olla või mitte olla, et see meil on ju olemas, aga noored, kellel võib-olla on raske ennast väljendada, siis nendele tuleb tõesti, see on juba meie ülesanne ja põhikohus nagu luua neile võimalused, et nad saaksid ennast väljendada täpselt nii, nagu nemad tahavad. Et see alternatiivkommunikatsioon on tõesti väga-väga oluline. Praegu on võib-olla informatsiooniks, ütlen teile, Eestis ainult üks mittetulundusühing, mis siis vahendab alternatiivkommunikatsiooni vahendeid. See on MTÜ Inimeselt inimesele. Ja praegu on tehnilised kommunikatsioonivahendid ka samamoodi abivahendite nimekirjas, et lapsevanematel on võimalik neid oma lastele soetada ja logopeedina võimalik neid soovitada rehabilitatsiooni plaanis selle mõttega, et lapsevanem saab neid välja osta soodustusega. Ja praegu on tõesti niimoodi, et 90% tasub nende kommunikatsioonivahendite eest riik ja lapsevanem maksab siis 10%. Et see on hästi oluline info tegelikult, mida väga paljud logopeedid võib-olla ei tea. See on oluline ka sotsiaaltöötajatel ja ma arvan ka teistel spetsialistidel nagu teada, kus siis saab. Et ma ise olen ka seda meelt, et kõiki asju ei peagi peast teadma, et oluline on see, et kus sa seda infot saad, kui ühel hetkel võib vaja minna. Ja tõesti alternatiivkommunikatsioonil on väga palju erinevaid võimalusi. Ma lähen korra siin edasi slaidiga, et tõesti see ongi enda vajaduste ja soovide vahendamine ja väljendamine. Et need on need meie põhiõigused, et me saaksime keelduda või nõustuda või küsida nõu või küsida abi, kas me oleme oma kodus või me oleme väljas ja kõik saavad meist aru. Et väga tihti, mis tuleb ette ju, te teate isegi, et lapsevanemad loevad oma lastelt soove silmist. Aga tegelikult peaks just ergutama seda kommunikatsiooni, et nad ise midagi ütleksid ja ise ennast nagu väljendaksid. Et see on väga oluline. Ja samamoodi on võimalik ju, nad ootavad ka samamoodi vastust, et mitte ainult seda, et nad saaksid välja öelda, et nad saaksid ka vaadata, et kas nende küsimustel või nende emotsioonidele on ka vastukaja. Et see ei ole ju ainult monoloog, mida nad tahavad pidada, et loomulikult nad tahavad dialoogis olla ja tahavad emotsiooni vastu saada. Ja need on kõik väga olulised oskused, et kuidas vestlust arendada, kuidas seda jätkata, kuidas seda lõpetada, kuidas teisega arvestada, kuidas oma järjekorda oodata. Et need on väga olulised ja põhilised oskused, mida meie peame loomulikuks. Et selles mõttes küll päevakeskuses käos on üks meie põhitegevusi ja põhieesmärke ja nende oskuste õpetamine võtab väga palju aega. Et võib-olla ma tahaksin ka veel siin juures ühte videot näidata, kuidas siis meil neid kommunikatsioonivahendeid kasutatakse näitena. Et kui te ei ole kokku puutunud, siis on võib-olla huvitav vaadata. Sinul on küsimus. Millal temaga kuhu poodi? Sinul on küsimus, millal sina lähed temaga poodi? See on seal kaun. Mis asub kaugel? Jah. Ma tulen seal kaun. Ja millal sina tuled kaugelt tagasi? Rongiga? Tuleb kaapoi. Sina tuled rongiga tagasi kaugelt poest. Hästi. Armunud. Kas sina, Eeva, oled armunud? Kellesse? Ljonjasse?
mul on küsimus, kas armumine teeb sind õnnelikuks ja rõõmsaks? Eriti õnnelikuks. Tore. Monika, mul on sulle küsimus. Kas sina tahad juua? Jah, tahan. Ahaa, sa ütlesid, et mina tahan juua. Aga mul on veel üks küsimus. Mida sina tunned? Rõõm. Ma ei ole tõttelõm. Aga näita. Ma ei ole tõttelõm. Ahaa, sa ütlesid, et mina olen kurb. Jah? Sa oled kurb, sest Tõtokotuunia on kaugel. Monika, Ei taha minna. kas sina tahad sõita lennukiga välismaale? Jah, tahan. Jah? Jah. Mis sa teed seal? Puhkan. Puhkad? Käin poes. Millega sina sõitsid keskusesse? Bussiga. Bussiga? Sa võid näidata siis? Bussiga? Kas sa tulid liinibussiga? Suurega. Suurega? Keskuse bussiga? Jah. Sa ütlesid, et mina Jah. sõitsin bussiga Bussiga. päevakeskusesse. Jah? Jah. Mul on talumaja. Kosa. Sul on talumaja? Ja ema, isa. Sa ütlesid, et minul on Kosa. suvila. Suviga. Ja Linda tuleb õhtul koju. Ahah. Mul on Linda oli kurb. Kas tema on sinu õde? Jah. Linda on õde? Jah. Ja sa ütlesid, et tema Tema on... tuleb koju? Jah, tuleb koju. Koju külla teile? Elama. Jah, tuleb külla. Jah. Monika, mul on küsimus sulle. Jah. Mida sina tunned? Linda kurb. Sa võid näidata. Kurb oled? Jah. Sa ütlesid, et mina olen kurb. Jah, Linda sõitis ära. Sa ütlesid, et Linda sõitis ära. Sa ütlesid, Tartusse. õde sõitis Tartusse. kaugele. Tartusse. Sõitis kaugele linna. Jah. Aga millega tema sõitis? Bussiga. Sa võid näidata ka. Bussiga. Rongiga. Rongiga. Kas tema sõitis rongiga? Jah. Kaugele? Jah. Õhtul tuleb koju. Tahad sa veel midagi rääkida? Ja. Et ta tuleb koju? Jah. Bussiga. Nagu te nendest videodest nägite, on emotsioonide väljendamine väga tähtis. Sellised väikesed asjad, aga see on selge, et meil on olnud mitmeid juhuseid, kui meil ei ole aega või me ei leia seda aega, et me istume maha ja räägime nendest väikestest asjadest, et kellele meeldib Tõtokotuunia või kes on armunud või kõik sellised asjad, siis mis te ise arvate, kui keegi ei taha teid kuulata ja te ei saa ütelda, mis teil hinge peal on, et kuidas te siis tunnete, kuidas te käituda võite. Et see on nende jaoks nagu selles mõttes elu küsimus. Ja selle video peal te nägite just selliseid huvitavaid tahvleid, et see on meie jaoks ka uus meetod, me nimetame neid tegevustahvliteks ja seal on selline, see kommunikeerumise viis on see just mudeldamine. Et on erinevad sõnad, seal erinevad pildid, just PCS pilte kasutatakse, kus siis on tõepoolest võimalik oma soove lause tasandil juba väljendada. Et konkreetsel juhul, mis on väga suuresti lapsevanemate hirm, kui me nendest kommunikatsioonivahenditest räägime, et kõigi lapsevanemate soov on ju see, et nende noored hakkaksid rääkima. Aga teine asi on see, et kui me toome need pildid välja, et siis nad kardavad, et et siis kõne nagu kaob ära, et me ainult osutame piltidele ja saab niimoodi räägitud. Aga tegelikult on ju eesmärk ikkagi see, et kui me näitame seda pilti
Ja siis me just nagu visualiseerime seda kõnet, sest kõne ei kao ju kuhugi. Kui on võimalik, me seda just julgustame ja see just annab võimaluse ennast rohkem väljendada ja annab rohkem vahendeid kätte. Ja see meetod on tõepoolest väga hästi töötanud. Just see pildimeetod. Muidugi kõige lihtsam üleüldse on esemeline kommunikatsioon näiteks, et kui keegi tahab näiteks WC-sse minna, osutab vähkmele või keegi tahab süüa, osutab rusikale või siis ta läheb käsi pesema, osutab seal käsnale, et seal on tõesti väga suur ja lai valik, on erinevaid vahendeid ja on olemas veel ka tehnilised kommunikatsioonivahendid, millest ma ennem rääkisin. Et on tõepoolest võimalik võtta selline vahend, kus on lindistatud sõnum, vajutad lihtsalt nupule ja sõnum tuleb ja sa saad ennast nagu väljendada, mis sul konkreetselt vaja on. On olemas mitme sõnumi kommunikaatorid, on olemas ühe sõnumi omad ja need on just eelkõige ka mõeldud just nendele inimestele, kellel üldse kõnet ei ole ja kellel on ka nii-öelda siis liitpuue või füüsiline puue, et ei saa näiteks võib-olla sõrmega seal näidata või osutada, et siis on võimalik lausa küünarnukiga kas või peaga vajutada lülitit, et ennast väljendada. Et see kommunikatsiooni pool, milleks ma sellest nii pikalt räägin, see on üks põhilisi asju, millega me tegeleme, nagu ma ennem ka ütlesin. Et ilma selleta me ei saa nagu edasi minna. Tagasi sinna selle vajaduste juurde, et nagu te isegi saate aru, et see nõustamine, juhendamine ja abi on äärmiselt vajalikud. Ja see käib täiesti vastavalt vajadusele, et üks asi on see õpitud abitus, et loomulikult ei eeldata nende abistava personali või nende inimeste poolt, kes töötavad erivajadustega inimestega, et me teeksime nende jaoks neid asju eest ära või et me otsustaksime nende eest, et väga lihtne on niimoodi, kui tuleb näiteks noor, ma tõesti räägin väga üldiselt, kas laps või noor, et me abistame teda riietumisel, saame kõik asjad kiiresti tehtud, et siis on kõik hästi. Et tegelikult ju ikkagi, nagu ma enne ütlesin ka, et on väga oluline, et nad võimalikult palju ise teeksid ja selleks on vaja aega võtta ja selleks ka aega planeerida. Ja see nõustamine, juhendamine, abid käivad pidevalt, see puudutab ka lapsevanemaid, see puudutab seda last ennast, see puudutab spetsialiste. Et ilma selleta ei saa, sest väga raske on tegelikult, ma saan aru ka üldse orienteeruda kõikide nende teenuste ja võimaluste maailmas, mis meil praegu on üleüldse erivajadustega lastele või täiskasvanutele mõeldud. Et ma ise näiteks oma üllatuseks, võib-olla ka mitte üllatuseks, üsna tihti leian, et kuigi me oleme oma lapsevanemaid nõustanud ja toimub pidev info jagamine ja kõik nii edasi, ikka tuleb selliseid olukordi ette, et pole kuulnudki mingist asjast. Näiteks hiljuti just oli need eestkoste küsimused, et see nõustamine ja üleüldse orienteerumine, kus mingi asi on võimalik ja kus on mingi asi saadaval, mingi teenus või mingi keskus või mis iganes toetused, siis see on nagu hästi oluline. Aga kui me räägime nüüd ikkagi nendest erivajadusega lastest ja täiskasvanustest, siis üks oluline punkt on nende haridus. Haridus on väga oluline, nagu te teate ka, haridus on kõigi põhiõigus. Tänapäeval on nüüd ikka niimoodi, et kui on põhiharidus on kõigile kohustuslik, hoolimata sellest, kas inimesel on erivajadus või mitte, rääkimata vaimupuudest. Ja see sõltub jällegi siis süsteemist, kuidas on loodud tingimused just sellele nõrgemale seltskonnale haridust omandada ja hariduses osaleda. Ja on ju öeldud ka, et erivajadusega inimesed on riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise kaitse all. Et see on väga oluline punkt tegelikult. Meil samamoodi Päevakeskuses Käo toimib selline mudel, et ühes asutuses Päevakeskuses Käo toimib siis koostöö hetkel Tallinna esimese internaatkooliga. See tähendab seda, et haridus ja sotsiaal teevad omavahel koostööd. Vaimupuudega klientidega või lastega, kellel on ka liitpuue, on väga raske ainult haridustöötajatel toimida. Et seal peab ju arvestama ka hoolduse poolega, kohati ka füüsilise abiga, et erinevates tegevustes osaleda. Selleks on äärmiselt vajalik, et kaks poolt omavahel suudaksid koostööd teha. Mis on siis võimetekohane haridus? Et võimetekohane haridus ongi see, kui on arvestatud just konkreetse lapse vajadusi, mis tema jaoks on just olulised ja kuidas tema saab õppida ja osaleda selles hariduses. Et Eestis praegu toimivad sellised
süsteemid, et on abikool, toimetulek ja hooldusklassid siis. Abikool on siis lihtsustatud õppekava, lihtsustatud riiklik õppekava, toimetulek on siis toimetuleku riiklik õppekava ja hooldusklassidel hetkel ei olegi vist omaette õppekava hetkel, vaid on toimetuleku õppekava, individuaalse õppekava alusel toimub siis nendega õppetöö. Ja oluline on just tähelepanu pöörata sellele, et toimiks just terviklik areng. Et me ise suundume ka keskuses selle peale, et meil ei ole nagu nii-öelda ainekeskne õpetus, et meil on näiteks kella 9-10 õpetaja motoorsed oskusi, siis 10-11 on meil seal peenmotoorika, siis on võib-olla sellised teised üldained, vaid oluline on näha õpilast kui tervikut, et on võimalik pöörata ühe konkreetse tegevuse juures erinevatele valdkondadele tähelepanu. Et näiteks kui nad teevad mingit konkreetset tegevust, siis seal saab samamoodi nii matemaatikale, keelele, kommunikatsioonile, suhtlemisele, sotsiaalsete oskuste arendamisele, kognitiivsete oskuste arendamisele, kommunikatsioonile, kõigile saab tähelepanu pöörata. Et me näeme just seda last kui tervikut. Ja pigem just nagu, kui ma ennem ei tahtnud väga pikalt rääkida just nendest diagnoosidest ja nendest aspektidest, mis on nagu vaimupuudega inimeste puhul just need nõrgad küljed ja mis on neil kõik puudu ja mida nad ei oska, mida nad ei saa, siis oluline on just selle erivajadusega inimese puhul märgata neid külgi, mis on tamal just tugevad, just millele saab ehitada üles erinevaid tegevusi ja millega nad hakkama saavad. Nende jaoks on just see positiivsus ja just see eduelamuse kogemine väga olulised, et nad saavad hakkama, nad on väärtustatud, et nendel on oma koht siin elus. Ja siin juures ongi siis hästi oluline just see kommunikatsiooni pool, see, kuidas me ennast väljendame, kuidas me suhtleme, kuidas me mingeid asju selgeks teeme üksteisele vastastikuselt, et see on väga tähtis. Ja see iseseisvuse võimaldamine, et näiteks võin tuua Päevakeskus Käo lastekeskuses on erinevad nii-öelda siis hooldusklassid, kus siis toimub koostöö hariduse ja sotsiaali vahel ja ühes klassis on oletame 7 last hetkel ja nendega tegeleb 3 sotsiaalala töötajad, siis nii-öelda kasvatajad, pluss siis veel õpetaja, 4 täiskasvanut. Kui te mõtlete, et oi, seda on nii palju, siis tegelikult see on täiesti minimaalne võimalik, mis nende jaoks on oluline, et nad kõik saaksid osaleda. Kujutage ette, kui paljudel ei tööta käed või nad ei suuda ise liikuda või vajavad abi tõepoolest kas või kommunikaatori lülitile vajutamisel, siis selleks on vaja ju seda abipersonali. Aga see abipersonal peab olema niivõrd paindlik, et nad ei kipu neid asju nende eest ära tegema, vaid võimaldavad neil ise ikkagi osaleda. Et nad on nagu selles mõttes kas käepikendused või tõepoolest kas või see, et võtavad käest kinni ja teevad temaga koos. Et see, et just see laps osaleb, see on kõige olulisem ja tema ise teeb. Ja väga oluline on tähelepanu pöörata sellele, et me oleme küll praegu sellises kapitalistlikus maailmas, kus me tahame kogu aeg tulemusi näha ja nii edasi, siis vaimupuudega laste puhul ei saa niimoodi mõelda, et me ikkagi oluline on see, et nad osalevad ja teevad ja see protsess on tähtis, mitte see, mis sealt tuleb või mis see tulemus on, et see kõik on see, kuidas me inimest näeme ja millised ootused meil on. Ja mille nimel me üleüldse tegeleme, et ma juba enne ütlesin ka, et see võimalikult iseseisev toimetulek tulevikus, sest et me täiesti tavaklassides või tavakoolides on samamoodi. Lapsi ju õpetatakse selle eesmärgiga, et nad täiskasvanuna oleksid toime tulevad ja vajaksid võimalikult vähe abi ja saaksid ise hakkama. Et sama eesmärk on tegelikult ka vaimupuudega laste puhul. Ja siin juures ongi erinevate selliste ametkondade vaheline koostöö hästi oluline, et üks pool on see hariduse pool, kus me tahame tagada võimalikult palju ja tahame õpetada ja arendada. Teine pool on see ka, et millised toetavad teenused on siis tagatud nendele lastele ja noortele selle aja jooksul. Sest on selge, et ei saa ainult ühepoolse toetusega nagu toimida. Ja siin juures on ka lapsevanematega koostöö väga oluline. Näiteks
meil toimib selline asi nagu keskuse ja koduvaheline viik või päevik, mis käib iga päev edasi-tagasi, kuhu siis lapsevanem saab kirjutada kodus, mis on juhtunud, millised meeleolud, mis toimub, et siis on võimalik ka õpetajal keskuses elavdada või juhtida seda vestlust, et vot mul on selline info, et te käisite näiteks nädalavahetusel paadiga sõitmas, et tahad sa sellest rääkida. Et selles mõttes on väga oluline see, et see koostöö lapsevanemate või eestkostjate ja keskuse või kooli vahel toimiks. Ja samamoodi siis keskuse poolt, samamoodi, et meie käes on ju väga palju võimalusi ja et me jagaksime neid teadmisi ja võimalusi ka nagu kodule, et see käib nagu kahtepidi. Ja veel üks suur vastutus on just ühiskonna kui terviku ees, et üks meie asutuse põhilisi eesmärke on ju tegelikult ka nii-öelda ühiskonna või siis üleüldse kõikide teiste inimeste nii-öelda teavitamine ja ka koolitamine. Et me lähme ju oma laste ja noortega kogu aeg tänavatele, käime nendega teatris, kinos, kutsume endale väga palju külalisi ja oleme avatud, et see on väga oluline, et kui meie lapsed kusagil tänaval kõnnivad, et keegi hakka näpuga näitama või nutma ja samamoodi meie noored, et nad oskaksid teiste hulgas käituda ja olla, et see ei oleks ka nende jaoks imelik, et on ka teisi inimesi olemas. Uskuge või mitte, tegelikult olen päris palju juhtumeid näinud siisamas Tallinnaski, käies rehabilitatsioonimeeskonnaga kellelgi kodus, et on veel selliseid erivajadusega kliente, kes pole 20 aastat oma korterist väljas käinud, elavad kusagil 5. või 6. või 9. korrusel. Ja nad ei olegi võib-olla teisi inimesi näinud. Ja siis on tegelikult ju väga suur vahe, kui need, keda on 9 aastat kusagil keskuses õpetajad, nad tulevad täiskasvanute keskusesse või need, kes on 20 aastat kodus olnud, kes pole õuestki käinud, siis tulevad meie keskusesse. Et juba selle nimel on see töö väga väärtuslik. Ja see ühiskonna suhtumine ja arusaamine üleüldse nendest meie noortest, et kindlasti ei tohiks sellist hoiakut omaks võtta, et nad on meie ühiskonnale koormaks või et nad on kuidagi teistmoodi, et see on väga oluline ikkagi näha, et nad on samamoodi inimesed kui kõik teised. Kui ma rääkisin põhikoolist, siis on Eestis ka väga oluline pretsedent on see, et just need meie rasked ja sügavad vaimupuudega kliendid või noored, et nendel on võimalik minna ka kutseõppesse. Ma ei tea, kui paljud teist on sellest üldse kuulnud, et loogiline, et kõik saavad minna põhikooli, sest see on kohustuslik ja selleks on olemas individuaalsed õppekavad, mis tehakse nende jaoks ja on olemas siis kas siis koolid või on koolides eriklassid või mis iganes võimalused on erinevates piirkondades, siis 2006. aastal kuni 2008. aastani tehti meil Eestis projekt õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks, mille raames sai tehtud 2 õppekava, toimetuleku ja hoolduse tasemega noortele on siis võimalik osaleda kutseõppes kodumajanduse erialal. Ja kui me mõtleme, kui te vaatate meie noori nendes videodes ja mõtlete, et kuidas siis nii, et kuidas nemad lähevad kutseõppesse, sest kutseõppe on ikka selle eesmärgiga, et nemad edaspidises elus tööle läheksid. Et siis tegelikult see on see täiesti võimalik ja see toimib päris mitmes piirkonnas juba Eestis. See toimib Vana-Antslas, Vana-Vigalas, Võrujärve koolis, toimib noortekeskuses Juks Tallinnas ja toimib ka päevakeskuses Käo. Et sellel aastal kevadel juba on lõpetamas esimene kursus 3-aastase õppe kodumajanduse erialal. Just need lapsed, keda ma siin seina peal näitasin, nemad ongi seesamane kursus tegelikult, kes on lõpetamas sellel kevadel. Ja tõepoolest sellel kõigel on mõte ja see kõik toimib, et nad on tõepoolest edaspidi valmis tegema töötegevusi. Ja aastal 2009 oli selline ESF-i projekt eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul.
et mõlema projekti raames sai Jyväsküla ülikooli kaudu õpetatud välja eripedagoogid. Ühesõnaga oli selline 320 tundi täiendkoolitus, kus oli siis ette valmistati just inimesi, et nad oleksid võimelised töötama just nende noortega, kes siis lähevad kutseõppesse või siis nende inimestega, kes siis on võimelised minema tööturule. Et see kutseõpe on tõepoolest väga huvitav valdkond meil keskuses. Et ikkagi peame nägema inimest täiesti tervikuna erinevatel eluetappidel, kuna nad on lapsed, tööealised või eakad. Et lastest ma juba natuke olen siin rääkinud, et põhiline on ikkagi see, et nad saavad koolis käia, et neil on õigus haridusele, et nad saavad osaleda, et neil on võimalik, kui põhiharidus otsa saab, et mis sellest saab, et samamoodi on väga põnev seda Käokeskuse arengut üleüldse jälgida, see on hea näide selles mõttes ka, et alguses, kui ma rääkisin ajaloost, siis 96. aastal, kui tehti keskus, ma ütlesin juba, et head inimesed tulid lihtsalt kokku, hakkasid tegema sellist keskust ja hakkasid õpetama neid, et mis siis sai edasi, et 99 tuli siis see juurde, hakati siis koostöös kooliga ka nendele põhiharidust selles koostöös sotsiaalpoolega nagu lastele andma. Aga mis sai edasi, et nad said ühel hetkel 18 ja põhiharidusse läbi, et nagu te teate, et ega need teenused ei kipu nii kiiresti tulema, alati see vajadus ja häda tingib ja sunnib meid edasi mõtlema, et mis on siis see järgmine etapp nende jaoks. Et siis tekkiski 2004 uus keskus, täiskasvanute keskus meil, kus siis hakkasime mõtlema, et kuidas siis seal alguses oli see ainult päevakeskus ja hiljem siis tuli juurde 3 aastat tagasi siis ka kutseõpe, et oleks ka järgmine etapp nende jaoks olemas, sest et ikkagi inimene on kui tervik. See ei ole nii, et me arendame inimest ja tegeleme temaga ainult selle põhikooli eas ja siis edaspidi siis vaadaku ise, kuidas hakkama saab. Ja samamoodi ju täisealistel inimestel, kes on põhikooli lõpetanud, on õigus kutseõppele ja õigus hariduse omandamisele. Et see on ka see ühiskonda kaasamise teema ja ühiskonnas osalemise teema. Et see ei ole lihtsalt see, et siis need jäävad lihtsalt päevahoidu võib-olla lauamänge mängima või midagi niisugust. Aga väga lihtne see ei ole, kui minna näiteks, et kui on näiteks üks laps olnud 9 aastat või 10 aastat ühes lasteasutuses, et kuidas ta siis läheb edasi täiskasvanute keskusesse. Et selleks on väga vajalik üleminekuplaani koostamine. Niisugune, meil on selline ilus sõna Soome õppejõudude poolt nagu väravaraamat, kus siis on see informatsioon, kõik see informatsioon lapse kohta või selle kliendi kohta, kes siis tuleb. Et kuidas ta käitub, mis on tema dokumendid, millised on tema soovid, mis on tema eripärad, mida ta kõik suudab, just sellise positiivse poole pealt, millised on need kommunikatsioonioskused, abivahendid. Sest et täiskasvanute keskuses, võin rääkida nüüd oma tööst, ei lase meil niisama neil olla, et nad tulevad keskusesse ja on niisama, sest omal ajal üleüldse Käokeskus sai ju tehtud selle põhimõttega, et lapsevanemad saaksid tööl käia, et nad saaksid makse maksta. Teine asi on see, et mis toimub siis nendega seal koha peal. Et nendega peab ju seal ka ju midagi edasi toimuma. Üks asi on siis see kutseõpe, milles nad saavad osaleda. Aga järgmine samm on see, et kutseõpe on ju selle eesmärgiga, et nad saaksid ikkagi tööle minna, nagu ma mainisin seda projekti ka. Et see on väga oluline võimalus ja etapp nende jaoks. Aga kuidas me mõistame seda tööd meie vaimupuudega noori arvestades, et loomulikult nad ei saa minna lihtsalt avatud tööturule, kus meie saame siis kus me mõistame sellisena, et kus on konkurents ja kus makstakse palka selle eest ja kus on omad tingimused, vaid see on jällegi nii-öelda meie kui nende spetsialistide osa välja mõelda see võimalus, kuidas siis need noored saaksid olla rakendatud ja kuidas nemad saavad nagu osaleda eakohases ja võimetekohases tegevuses, sest nad on tööealised. Ja see on normaalne ju, et me kõik käime tööl, miks siis nemad mitte. Eelmise aasta jaanuaris me tegime Käokeskuses siis oma noortele rakendusrühma, kus siis neil on võimalik osaleda ja
tegeleda töötegevustega, eakohaste ja võimetekohaste töötegevustega. Et see eakohane kohtlemine ja nendega käitumine, see on väga oluline, et see ei ole niimoodi, et nad on sellised väikesed ja et siis me kohtleme neid nagu lapsi täpselt nii, nagu nad võib-olla tunduvad meile, et väga oluline on ikkagi see, et hoolimata sellest, et tema arusaamine asjadest on omamoodi, me peame ikkagi nendesse suhtuma ja kohtlema neid kui võrdväärseid tööealisi inimesi. Mul on üks väga tore video olemas siin just sellest tütarlapsest Mariast, keda te ka ennem videotes nägite, kuidas tema üleminek ühest keskusesse toimus, ühest keskusest teisse toimus, sest see üleminek peab olema võimalikult sujuv, sest et väga tihti meie lapsed ja noored väga pelgavad muudatusi ja selliseid suuri muudatusi oma elus, et selleks on vaja just seda ettevalmistustööd teha. Ma sooviksin väga sellist lihtsat videot näidata selle kohta. Et see natuke illustreerib seda. Tal oleks koht, kuhu minna ja kus teda hoolitakse ja oodatakse. Minu jaoks on väga tähtis, et oleksid võrdsed võimalused tema vanuste lastega. Ei tea. Ta oleks võimalus õppida, käia seal, kus tema tahab. Et oleks võimalused areneda ja tegutseda ja üldiselt olen realistlik, et tal oleks võimalused arenemiseks tema võimaluste piires, et on selleks ka loodud tingimused. Muidugi vastavalt seadustele soovin talle sõnaga jääb minu laps, eluaeg minu lapseks. Aga olgugi, et ma sooviks, et ta iseseisvalt ka ikkagi kuidagi toime tuleks. Selles videos oligi selline väga lühidalt nagu kokku võetud kogu see protsess, kuidas me tegime, et tema see üleminek, et üks asi on see, et loomulikult spetsialistid teevad koostööd, annavad kõik paberid üle, mis puudutavad diagnoose ja mis puudutavad õpetamismeetodeid või edasiminekuid või eesmärke ja kõike seda. Aga teine pool on see, et kuidas ette valmistada seda konkreetset noort nende muutustega kaasa minema. Et siis me mõtlesime sellise väikese programmi tema jaoks ka ülemineku toetamiseks välja, et ta looks võib-olla suhte kellegi seal nagu sõbrasuhte, valmistaks selleks ette ja siis läheb sinna koha peale. Ega ta alguses ka võõrastas ja siis on sellised ühised mängud, ühised tegevused. Ja lõpuks teinekord, kui ta sinna tuleb, siis ta juba teab ja see tema jaoks ei olegi väga raske. Et mida tuleb silmas pidada erivajadustega inimestega ongi see, et nende jaoks väga tähtis see, et kõik oleks väga konkreetne ja selge ja ka omamoodi struktureeritud. Nende jaoks on väga oluline teada, mis tuleb järgmisena. Et see üldse see ajas ja ruumis ja kõikides tegevustes orienteerumine, et see on hästi keeruline, aga seda kõike on võimalik ju meil teha tema jaoks. Et ta saaks aru, et mis teda nagu tulevikus ootab ja selles videos tuli ka väga kenasti välja see, millised on lapsevanemate ootused, et need on tegelikult hästi lihtsad. Nemad tahavad ju ikka seda, et nende
nende noortel oleks võimalikult turvaline, et neil oleks koht, kus käia, et neil oleks koht, kus olla, nendega tegeletakse, ikkagi see ka, et nad võimalikult iseseisvalt toimiksid. Mis sest, et nad on kõige nõrgemad, aga võib-olla ei ole ka, oleneb, kust kohast vaadata. Et see on hästi erinev. See kõik on selles kinni, kuidas me inimest näeme ja kuidas me teda vaatame. Et me kõik oleme inimesed inimeste hulgas ja me ei saa teha nagu vahet, või piiranguid panna, sest meil on kõigil ühesugused õigused ja see ongi nagu väga oluline. Ja lastest täiskasvanuks saamisel, et see iseseisev toimetulek, et mida see siis tähendab? Et see ongi see, et tal on võimalik, teda oodatakse selles keskuses, tal on oma koht seal, tal on omad tegevused, omad sõbrad, et tal on tegevusena võib-olla ka siis töö, et mis see rakendusrühma töö ongi, et loomulikult meie noored ei hakka tööturule minema ja niimoodi tööle minema, aga et me loome siis nende töötegevused enda keskuses, mis nad on võimelised tegema. Nad on võimelised väga palju asju tegema, suudavad ise paberit valmistada. Ka see, et nad ise laua katavad või laua ära koristavad, see on juba töö. Rebivad pabereid, see on väga palju ilusaid käsitöö asju, mida nad oskavad teha. Et see kõik sõltub meist, kui palju meil on fantaasiat, et välja mõelda erinevaid tegevusi ja tegevusjuppe, kuidas ise toime tulla. Ja loomulikult on selles mõttes praegu väga suur probleem see, et mis on see järgmine aasta nende jaoks, sest ma ütlen loomulik, aga ma ei saa praegu siin seista ja ütelda, et nad saavad jääda igavesti meie keskusesse. Et ma ei tea, kui palju teil on sellega vaja kokku puutuda. Et üks asi on see lasteiga, eks ole, see on selge, lähevad edasi täiskasvanute keskusesse või need on teil kutseõppeasutuses. Et mis siis edasi saab? Et see tööiga, meil on päevakeskuses, meil ei ole pandud hetkel sellist vanusepiirangut või et kaua nad saavad olla. Aga näiteks ohumärk on see, et näiteks eelmisel aastal juhtus selline lugu, et 2 lapsevanemad kadusid ära nagu emad, sest väga tihti just perekondades on just need emad, kelle peal on kogu see vastutus ja kogu see töö, kuidas oma noore eest hoolitseda ja muretseda. Ja kui ema ära kaob, see kõige tugevam link, et väga tihti need isad ei saa hakkama. Ja siis ongi järgmine aste loomulikult võttes on hooldekodu, aga ma ei tea, kas ma saan täna ütelda, et hooldekodud on valmis nende noorte jaoks, kes meie keskusest tulevad. Kas seal on need tingimused ja kas seal on see personal ja kas on need võimalused nendel seal tegutsemiseks. Et lapsevanemate poolt ma olen kuulnud, et üks link on kindlasti puudu, et võiksid olla selline teenus nagu kogukonnas elamise teenuseks olla toimib, aga just meie noortele, kes on need kõige nõrgemad, kes vajavad tõepoolest igapäevaselt ja vahest ka ööpäevaringset kõrvalabi, et nad saavad seal ka elada, et nendega tegeletakse, et võib-olla neil ongi kõik see füüsiline abistav personal, et see oleks nende kodu, neil oleksid kõik need teenused seal juures, et see on väga oluline tegelikult, et kõik asjad toimuvad ühes kohas, et samamoodi miks on see päevakeskus ka väga hea näide on see, et me püüame luua sellist keskkonda, kus kas lapsel või täiskasvanul on võimalus saada kõiki teenused ühest kohast. Need on siis rehabilitatsiooniteenused, igapäevaelu toetamine, päevahoiuteenus ja ka siis ka haridusteenus on meie keskuses. Et samamoodi ka edaspidi nende areng ju ei lõppe ja nende elu ei lõppe ju sellega, kui nad on ainult õpetatud ja harjutatud ja kaasatud ja osalevad, et mis siis nagu pärast saab. Et see osa on praegu täiesti lahtine ja see tekitab minule väga suurt muret. Et nagu te ise võib-olla teate ka oma töö kaudu, et tegelikult on ju need hooldekodud on ju täis ja järjekorrad on väga pikad. Ma võin seda ka ütelda, et meie keskus Tallinnas on pea ainukene tegelikult, mis peaks katma terve Tallinna vajaduse. Ja Tallinnas on üle 400 000 inimese ja meil on 54 kohta. Loomulikult me ei saa võimaldada kõigile abivajatele kohta, kus käia. Ja meil on ka järjekord, et siit tulevadki nagu juba riiklikud puudused ja ressursside vähesus. Et
et ei ole nagu kõigil tegelikult võimalus käia keskuses või kõigil võimalus olla kaasatud, et väga palju on veel tegelikult inimesi, kes on kodudes. Ja praegu ma mõtlen ka, et igal aastal ju kas või meie lastekeskusest on tulemas välja grupp lapsi või noori, kes tahavad tulla täiskasvanute keskusesse või astuvad täiskasvanud ellu, aga neil ei olegi kuhugi minna. Ja samamoodi ega terve elu ei käi ju ümber käos. Mõnes mõttes see võib-olla tundub natuke väike riik riigis, aga on veel olemas Õismäe põhikoon, veel on olemas niisuguseid noori, kes ei ole mitte kunagi kuskil käinud. Ja selles mõttes see on praegu väga raske koht, mille üle me nagu pead valutame. Et mis neist nagu edasi saab. Et siin see viimane grupp eakad, et nemad ongi ju selles mõttes peaks olema toimetulek ja väärikas pensionipõlv. Et kahjuks meie erivajadustega inimestele see vanus ei tee nagu head, et mida vanemaks nad saavad, seda nõrgemaks ka ja nendel peab olema ka nagu võimalus, kus olla ja ka väärikalt vananeda. Ja samas nagu muret teebki see, et näiteks meie keskuses kõigil on olemas oma kodu, kõik tulevad hommikul 7:30, lähevad õhtul kella 5 koju, aga ma juba näen seda ise oma töö kaudu, et kui meil on näiteks juba 20-ndates, 30-ndates, 40-ndates aastates kliendid, et kui vanad siis nende vanemad on, kuidas nad nendega toime tulevad ja kui keeruline see tegelikult on. Loomulikult me tahame seda lapsevanemat toetada, et riigil ei oleks suurem koormus ja nad saaksid ise hakkama. Aga mis saab nagu edasi? Ja teine külg on ka see, et kui me ise näeme, see on üks osa lapsevanematest, eks ole, kes on nõus ja kes soovib ja kes tahab oma noort kodus hoida, aga on ka teine grupp tegelikult, kui laps saab 18-aastaseks, siis on väga normaalne, kui meie mõistame seda, et nad lähevad kodust välja iseseisvasse ellu, meie noored. Et miks pärast ei vea siis erivajadusega inimesed minema iseseisvasse ellu kodust ära, lapsevanemate juurest ära. Et lapsevanemad veel siiani mõistavad seda või mõtlevad sellest, kui ühest halvast asjast, et nagu nad hülgaksid nad või nad jätavad nad maha. Et tegelikult see ju nii ei ole. See on täiesti normaalne, kui meie saadame oma tavalised noored iseseisvasse ellu, miks pärast siis peaks siis olema selline võimalus erivajadustega noortel. Loomulikult see seab teatud tingimused ja suurema koormuse nii-öelda sotsiaalhoolekandesüsteemile. Et kuidas luua selliseid võimalusi, et nemad saaksid iseseisvalt elada ja see on täiesti normaalne, kui nad 18 eluaastaselt tahavad elada. Et ma ise tunnen nagu tegelikult, et see etapp vahepealt on nagu kuidagi puudu või et see nagu meie teeme kutseõpet, meil on see põhikool, meil on kõik need võimalused ja siis nad peavad nagu hooldekodusse minema. Aga samas võib-olla, ma olen ka mõtlenud, et võib-olla mul ei olegi nagu nii head ülevaadet sellest, mis toimub Eesti hooldekodudes, et see on minu järgmine samm minna ja külastada neid ja vaadata, mis tingimused seal on, teha rohkem koostööd nende kohtadega, et nad oleksid valmis selliseid noori ette vastu võtma ja et see olekski nende kodu. Aga nagu ma aru saan, et ei ole praegu kerge ka nendel hooldekodudel, et personali ei piisa ja ei ole kõigil neid võimalusi. Et pigem võib-olla siis lapsevanemad näevad ka neid hooldekodusi või kui seda järgmist etappi sellise suure tondina, mis on nende jaoks nagu hirmutav. Aga samas selleks on vajalik juba varakult hakata ette valmistama, sest et veel hullem on, kui lapsevanem hoiab oma noorest 10-10 kinni, hoiab teda kodus turvalisena ja tal on see võib-olla see keskus, kus käia, aga ühel päeval lapsevanemat ei ole, et mis siis saab, kas see on siis parem selle noore jaoks, kui ta nagu järsku satub süsteemi ja ta ei teagi nagu päevapealt, et miks see temaga niimoodi juhtus ja kuidas siis niimoodi. Ja see tekitab väga palju segadust ja hirmu ja see ei ole turvaline. Siin on selline loetelu erinevatest teenustest, mis siis peaksid erivajadusega inimest abistama tema igapäevase toimetuleku juures, et mis toetaks seda iseseisvust ja lapsevanemaid ja perekonda ja üleüldse kõiki, et oleks võimalik osaleda ja olla võrdväärne kodanik nagu kõik teisedki. Et enne korra ma rääkisin rehabilitatsiooniteenustest, siis on veel päeva- ja intervallhoid.
et praegu ikkagi toimib selline teenus, et on võimalik kas või nädalavahetuseks või paariks nädalaks oma noor meie keskusesse jätta ööpäevaringsele teenusele, et teda valvatakse, temaga tegeletakse ja tal on endal võimalus olla nii, nagu ta tahab. Et lapsevanemad, nendel on tegelikult päris suur hoolduskoormus ja nad vajavad puhkust. See on erinevad töötamise toetamise teenused, toetatud elamise teenused, transporditeenused. Ilmselt on see transport on üks põhiline teema, kui näiteks mul on need lapsevanematega koosolekud, siis transpordi teema on üks põhilisi asju, millest ma pean rääkima. Ja ilmselgelt, nagu ma vaatasin tabelist, et teie ei ole Tallinnast, et teid puudutab see võib-olla isegi valusamini. Et Tallinnas on ikkagi korraldatud erivajadustega inimestele linna poolt transport, mille eest lapsevanem ei maksa, mis toob tõepoolest uksest ukseni, toob hommikul keskusesse ja viib õhtul koju, siis ainuke probleem, mis on, et kui on tõepoolest teenused erinevates kohtades, siis on seda transporti raske leida või raske saada, et loomulikult on olemas veel invatakso ja kõik see, aga mulle tundub siiski, et sellest ka ei piisa. Lisaks soovime oma keskusega teha erinevaid väljasõite, tahame kuskile minna, et see transpordi teema on alati selline terav teema ja maapiirkondades väljaspool Tallinnat, siis see on veel keerulisem. Meil päris tihti ju tegelikult meie keskuses kliente ju nii Hiiumaalt, Põlvast käinud, Rakverest ja see on üks suur tulemine, et terve päev võetakse selleks ja see on hästi keeruline olnud. Siis on olulised igasugused nõustamisteenused, tugiteenused, koolitused. Et üks asi on see, et tõepoolest, mida meiegi peame nagu rohkem jälgima, on see, et kui keskus areneb, me ise otsime uusi kontakte, teeme projekte, käime erinevates välisriikidel, käime erinevatel konverentsidel, saame informatsiooni, et see informatsioon jõuaks ka kodudesse ja lapsevanematele, et kui meie õpetame oma noortele kommunikatsioonioskusi, õpetame viipeid, õpetame erinevaid asju, et siis ta jagada ka lapsevanemaga, et ta teeks täpselt samamoodi. See koostöö kool-kodus ei peab olema väga tugev, et ei ole ju mõtet sellisel tegevusel, kui me näeme, et noor on võimeline ise sööma ja ta sööb lusikaga ise ja lapsevanem võtab ta kodus sülle ja söödab teda, et siis see koostöö nagu peab toimima ühtemoodi. See on hästi vajalik. See on veel isikliku abistaja teenus, erinevad soodustused, toetused, et kõik need teemad tegelikult need kõik toetavad seda perekonda, seda noort ja nende toimetulekut, aga samas nagu meie kui spetsialistid teame, et need on olemas ja võib-olla peame väga tihti neid ka iseenesest mõistetavaks, et need on olemas, et miks siis lapsevanem ei lähe ja võta ja küsi neid, aga ma näen seda ka enda pealt, et väga tihti enda töö juures, et paljud inimesed ei teagi nendest asjadest midagi. Et nad ei teagi, et need võimalused on olemas või kuhu ta minema peab, kuidagi see bürokraatia või see paberimajandus tundub nende jaoks nii keeruline, et kõikide asjadega järje peal püsida ja selleks on selline nõustamine ja toetamine, juhendamine väga vajalikud. Ja selleks tuleb aega võtta. Samamoodi see eestkoste teema. Et väga tihti ma avastan seda, et see tabab inimesi või need perekondi nagu välk selgest taevast. Ja loomulikult ärritab lapsevanemad ja perekondi see, et nad pidevalt peavad tõestama, et neil on nagu laps, kellel on erivajadus või täiskasvanu, kellel on erivajadus ja et nad võivad nende eest kosta või ja see pidev tõestamine ja kohtus käimine, kõik see, loomulikult see ei ole keeruline. Ja meie siis kui abistava personali roll, et meie roll ongi võib-olla olla just nii palju nende noorte jaoks olemas, nii palju kui võimalik ja nii vähe kui vajalik. Et üks osa on see tõlgiks olemine. Et tõepoolest, kui nad ei saa ise tõepoolest hoida pliiatsit käes või lusikaga süüa, siis abistav personal peab olema seal see, kes võtab selle käe ja koos temaga ja tema lusikaga sööb, siis tema saab ikkagi osaleda ise oma ja saab ise maailma mõjutada ja ise teha kaasa neid asju, mida kõik teised inimesedki teevad ja see ongi selle personali roll. Et võimaldaks neid kommunikatsioonivahendid, annaks kõik need võimalused talle kätte, et see noor saaks neid vabalt kasutada ja ta suudaks ennast väljendada. Et mis on väga tore asi meil keskuses on muusikateraapia.
üldse sellised alternatiivsed huvitavad loovteraapiad, need on ka üheks selliseks suureks alternatiivseks eneseväljenduse viisiks, et ma näen seda enda töös ka väga tihti, et üks asi on see kommunikatsioon, et sa saad ennast väljendada, kõik see on ju, aga see emotsionaalse väljaelamise võimalus, see on ikka nii suur, et meil on, meie keskus on tõesti see muusikateraapia roll on väga-väga suur. Ja see on nüüd see, mida keskus saab, eks ju, pakkuda. Siis abistava personali rolliks on ka see, et keskkond oleks liigendatud ja oleks mõistetav. Näiteks meil keskuses on igale poole pandud erinevad PCS-pildid, mis tähistavad erinevaid kohti, erinevaid ruume, erinevaid asju. Nad tunneksid need asjad ära ja nad teaksid, kus nad asuvad, kus kohas mingid asjad tulevad. Et päeval on oma struktuur, ka ruumil on oma struktuur, kus on ette nähtud, kus on töötegevused, kus on puhkeaeg ja kus on nende vaba aeg, et kõik see oleks väga selge nende jaoks. Väga oluline on teada, mis tuleb järgmisena, mis nad tegema peavad, kuhu nad minema peavad. Ruum, aeg ja tegevus, kõik on vaja struktureerida. Aga sellega peab ka väga ettevaatlik olema, et üle mitte struktureerida ja kõik asjad ette ära planeerida, sest jätta ka ikkagi noortele või lastele või täiskasvanutele oma valikud ja oma see paindlikkus ikkagi on oluline, et nad ise saaksid ka otsustada ja oma elu nagu suunata ja juhtida. Et kui me üle struktureerin, siis võtame kogu selle loomingulisuse ja iseseisvuse nendelt ära. Et see isejuhtivus ja see iseseisvus, need ongi väga-väga tähtsad. Ja nad saavad osaleda. Ja siinkohal ongi oluline rääkida võib-olla nende töötajate ettevalmistusest paar sõna, et kes on need inimesed tegelikult, kes on valmis töötama erivajadustega inimestega. Täna ma võin küll ütelda, et meie keskuses on praegu, ma räägin praegu täiskasvanute keskusest, päevakeskus ka täiskasvanute keskusest. Meil on 54 klienti majas. Nendega töötab umbes ümmarguselt 40 inimest. Ja selle hulgas on siis muusikaterapeudid, liikumisi juhendaja, eripedagoog, pluss veel sotsiaalpedagoogid, õpetajad. Siis võin seda küll ütelda, et väga tihti